Tere, mina Peeter, te vaatate videoblogi Näeme uues. Olen ühel Lõunamaa saarel, millisel, eks see ühe vihje annan pärast. Aga ma ei taha nii palju kui saarest rääkida, vaid sellest ühest põnevast sillast, mille peal ma olen siin. Ühesõnaga, sild ühendab siis kalda ühelt poolt ja teist kallast. Ja selja taha jääb siis saarel, keskes on see nagu järvistu. Ja teisel poole jääb siis suur ookean. Aga seda siit sama veeteed mööda käivad ka ju laevad. Kuidas need siis laevad mööda saavad sellest sillast? Tüüpiliselt on ju lahendused, kus sild avaneb ja laevad saavad siis läbi käia. Aga ei, see sild on siin täiesti sile, kuidas siis laevad siit läbi saavad. Tegu on siis jalakäijate sillaga, selles mõttes ei ole siin suurt raskuskoormust sillal. Aga kui sild peab avanema, siis siit otsast läheb ots lahti ja sild hakkab liikuma sinna suunas. Ja võib-olla ilmselt täiesti on võimalik see sild minna sinna teise kaldasse kinni ka. Aga kui on väiksemad laevad siit tulemas, minemas, siis loomulikult sild avatakse nii palju, kui vaja just on laeva jaoks. Ja olgu see öeldud ka, seal teises kaldas võivad ka kruiisilaevad lausa peatuda. Ma vaatan, see merepõhi on küll suht madal, ma ei tea, kuidas nad sinna küll jõuavad. Aga ehk siis ilmselt kui kruiisilaev tuleb, see sild läheb palju rohkem lahti kui mingi tavalise jahi puhul. See sild, kui ma vaatan, ongi nagu selline pisikeste laevakeste peal tinglikult ja on kokku pandud. Ehk siis siit võiks nagu mulje jääda, et tegu on nagu paadiga, mis käitub kui sillana. Teises otsas on siis liigend, mis läheb lahti ja on ka ilmselt korralik hydraulika mehhanism, mis seda siis hakkab liigutama. Jah, siin on ka paat, võimalik siis ilmselt kahe kalda vahelt sõita. Ilmselt võib-olla hädajuhtudel kasutatakse, kui sild on siin kätki või mingil põhjusel ei tööta. Aga ma arvan, seda paati kasutatakse rohkem selle eesmärgil, et näidata turistidega seda järvestikku, mis asub saare keskel. Öösel on see sild väga ilusates tuledes, nii et see on omaette selline tulede mäng ja tulede maagia. Ja siin samas kõrval olevad majad on tuledes, et täitsa ilusa panoraamvaate tekitab. On teatud ju traditsioon, et silla külge panda tabalukk armastaja paari poolt, et oma igavest armastust näidata. Aga siin see silla puhul juhtus ilmselt see, et see tabalukk oli lihtsalt nii palju, et hakkas juba probleeme tekitama see lukkude raskus selle sillale. Aga mis siis siin tehtud on selline aiakene, kuhu saab siis lukke panna. Loomulikult, kui siin ruumi otsa saab, siis hoiustatakse kuskile mujale. Aga siin on näha ka, inimesed on pannud kahuri külge siin ja siin. Silla avanemisel vältimaks seda, et siin inimesed kogemata siia kuhugi alla ei kuku, on väravad ees. Et kui kuulad sellist heli, siis tead, et väravad hakkavad sulguma. Kui sa juhuslikult sattusid olema siin silla peal, siis pead nii kaua ootama seal silla peal. Oho, Valdur pani paadimootori tööle. Ma panin enne selle lipu ka üles seal. Oi. Ja pead ettevaatlik olema. Sealt on ilmselt üks paat tulemas. Ja me sõidame kaldast ära. Ma olen siis siin silla peal nii kaua kinni, kui nagu näha on, siis kuna tegu on väiksemat sorti paadiga, mis on vaja läbi lasta, siis silda pole rohkem vaja avada.
see koht, kus sild nii-öelda kinnitus kalda külge. Nii, ja nüüd hakkab sild tagasi sõitma. Toss on siin. Ma pakun jah, lähevad ühte kruiisilaeva tooma siia puksiirima. Aga sild sõidab ilusasti oma kohale tagasi. Ei, täitsa äge lahendus selles. Väike hoopis teistsugune, kui mõelda, et tüüpiliselt nagu silda tehakse niimoodi lahti, et paadid peal läbi saaks. On see nüüd hea või halb? Kes seda nüüd oskab öelda? Minu küsimus jah on ainult, et kui on suur torm, et kuidas siis sild käitub ja vastu peab. Tegelikult see sõidab seal rulli peal. Oot, kus kaval süsteem. Ja noh, värav on kinni praegu veel. Sõidab siin niimoodi rulli peal. No võt siis, täitsa äge. Äksin juba jah ettevaatlik olema see vahe, mis siin on, et kogemata siin ei komistaks või. Sild on nüüd üle vaadatud, jääb mul siia ka selja taha, et küsisin ka selle härrasmehe käest, kes see valvur oli, et suure tormi ajal sõidetakse selle sillaga kaldasse. Nii et sain ka selle küsimusele omal vastuse. Teinekord huvitavadki mingid just inseneritehnilised lahendused, siis ma arvan siin selle saare puhul on see üks ägedamaid vaatamise väärtusi, vähemalt minu jaoks. Aga teil siis küsimus, mis saar on? Vihje teile. Tegu on siis saarega, mis osaleb sel aastal 2026 jalgpalli MM-il. Tegu on siis ka kõige väiksema riigiga läbi ajaloo, kes on jalgpalli MM-il osalenud. Nii pindala kui rahvaarvu poole pealt. Ma arvan, see on ikka päris tugev vihje. Minu poolt siit, aga näeme uues. Juhtusin siin nägema ühte naisterahvast, kes istub siin. Ja mul tekkis tõesti küsimus, huvitav mitu korda on ta näinud seda, kuidas sild avatakse ja pärast kinni pannakse.